Okei, jätame need konnad siia krooksuma. Meil on vaja kinnistu üle vaadata. Olen Mulgimaal ühe maja juures, üks kinnistu siin. Nagu juba nägid, tiik on olemas, see on juba väga hästi. Ja sinna tuleb ka ilmselt saun, ma usun. Aga kolame siin kinnistul natuke ringi. Sain siin pundi võtmeid ja tulin ka ise nüüd avastama, et mida siis maakodu huvilistele välja pakkuda jälle saan. Traktori mürinad. Mulgimaal elu käib. Elumaja on mul siin selja taga, siis pärast uudistame sisse ka. Ilus suur vana taluhoov, õunapuud, veel on õites siin. Vaatame, siin on marjapõõsaid. Ütleme, et koht on kihvt. Suure tee pealt ei ole väga kaugel, kruusateed ei ole väga palju, paar kilomeetrit. Ilusad maalilised Karksi, Nuia, ürgorud ja järved siin samas üle põllu. Karksi, Nuia siit mõne kilomeetri kaugusel ja siin on nüüd kõrvalhooneid ka. Aga enamjaolt on need juba sellised lagunenud. Siin on selline telliskiviseintega ilmselt lauda, kunagine laut, et seda ilmselt võib-olla saab kasutada. Kivi ju püsib. Vanad vundamendid. Võib vaid ette kujutada, mis elu siin kunagi käinud on. Et on kindlasti möllu olnud kõvasti. Siit samast lauda tagant värske nõges ja nõgese supp ja mis sa veel tahad, värsked juurviljad ja nõgese suppi suvel. Ilmselt ikatit oleks siia vaja tõmmata šah. Kastese heina sees suve hommikul. Mõned vaalud heina ja pärast Karksi, Nuia, Paisjärv ujuma minna. Niimoodi, siit on siis juurdepääs, naaber ka sealt kaugemalt natuke paistab. Seal teine talu on sealt üle põllu. Ostad suvekoduks, siis ei pea väga muretsema, et siin väga üksiku koha peal oleks ja sellist naabrivalve on ilusti olemas siin ja ilm on peal. Sõõmu värsket sirelit täis ja niimoodi vaatame seda maja siit poolt ka ja hoovises. Aga lähme siis uudistame maja. Igavese kõrge tiilkatusega ja siin on nüüd omanik natukene juba toimetanud. On lammutanud, natuke sättinud. Nii, astume sisse. Opa! No nii, super. Ja mis selle maja juures on eriti hea, et seinad on kõik ilusti näha, välised konstruktsioonid. Ja tunduvad siuke täitsa heas seisus. 1, 2 vaksa laiad. Niimoodi, siin on suured aknad pandud ette.
terrassi uksest ka lõigata ja otse välja. Ja siin all on siis üks suur avatud planeering, tõesti korralik tantsusaal. Ajutine siuke laudpõrand on alla pandud. Pliit on siin vana. Ahi on vana. Suvilaks saab siin üpris lihtsate võimalustega kohenduda. Siin on siis selline väiksem tuba natukene, samuti kõik võimsad palgid. Väga ilusad. Kõik ära puhastatud. Ja siin on veel üks väiksem tuba. Laes on veel siin lauad alles, aga need on ka kihvtid. Ja väga hästi säilinud. Et kindlasti siin tuleb remonditöid teha, aga kõik on siin tehtav. Siit kannatab võib-olla vähe sügavamaks isegi tõmmata seda põrandat ja saab seda kõrgust juurde. Laes on tõesti ilusad laiad lauad ja väga kihvti elamise. Aga kiikame katuse alla ka. Ohoo. Okei. Mida siin kõike ei ole? Mida siin kõike ei ole? No, saapad on, ämbrid on, puhvaikad on, võimas lai jäme korsten, tundub päris mitu lõõri olevat. Ja palgid on ka korralikud jämedad. Peaks siin kannatama katust väga hästi. No ütleme nii, et träni on, aga ütleme ka mitte päris ääreni täis. Avastamist ja sorteerimist on, aga see käib sükse vana maja juures ju omal kohal see koristamine ja äkki leiab midagi põnevatki. Äkki leiab mõned saariaegsed kuldmündidki. Oleks ju kihvt. Niimoodi, siin on siis nüüd kanal läheb majast välja. Kurat, ma ei mäleta. Kanal läheb majast välja, kuhu ta läheb. Kuhu ta läheb. Visi tuleb sisse või? Vaata siis kuulutusest täpsemat infot. Panen sinna detailid kõik kirja. Amprid, voolud, kanalisatsioonid, veed. Ja siis tule vaatama. Koht on ilus, juurdepääs hea. Teha annab kõike, et kiigid, värgid, möllud, talukoht, et jaga mu postitusi ja videosid ja pane ikka like, kui sul meeldib ja kirjuta maarja@maarjakorra.ee ja jälgi mind Facebookis ja YouTube'is ja näeme objektil. Tšau!